meil oli väga hea isa. Oi, niisuguse isasiga, meid oli 9 lasta väga. Tema ise tegi vilta, tegi meile paasti, tõmbles jäägi, ei olnud ju midagi ka jalga panna. Paastit ta tegi korralikult kõik. Õmbles kaasukaid, kõik ta tegi. Meil Eina muretses, Einale ema ja isa käisid ikka mõlemad, aga ikka isa oligi esimene, kes pidi puid varistama ja Eina ikka oli temale ikka tegelenud, ta oli meesteras, kui oli abi tarvis, ikka tema otsis seda. See oli tema töö. Aga ema oli meil laste koduhoidja. Ema õmbles, ema jeegeldas, ema kudus kangast, ema kindad, sokid, kõik ema tegi. Ema õmbles välja, meil on kuldsed vanemad. Ma olen väga rahu, kui niisuguse vanemad kõigil oleks. Mina olen väga rahu. Lapsed me sündisime, olime kõik alkoosnikud. Meil ei olnud mingisugust ja iga aasta anti siis, kui mina olin 15-aastane juba töötasin. 15-aastane juba töötasin, ma töötasin neid tööpäevi rehkendasin. Aga leiba lõppude lõpuks ei antud meile, vahest anti 50 kilo. Leiba, ei raha, aasta lõpp tuli, ei saanud ükski kuu, mitte kopkatki ei saanud. Ei mäleta ma midagi, mina tean ainult, et kui isa läks sõtta, ema võttis jalgadest kinni ära minema, ema nutis ja Aali seisis kalidori trepi peal, kinni väike laps 40. sündis ja ta juba 41. läks sõtta, suvine aeg. Vot see mälestus nii selge kui selge. Ema võttis jalgadest kinni ja ära mine, aga isa ütles, mul on kellaaeg. Oligi kõik, vot see on mälestus minu sõjaaegne, mis mul on. Ja, aga siis, kui isa oli sõjas, õpetatud lehm oli kodune ja üleaegsel oli lehm õpetatud. Panivad paari, vend Anton 12-aastane, see oli adra taga, aga mina talutasin. Ühega lõi pitsaga veel suure muna siia käe peale, no mis mina olin. Palju meil vahet on, tema 33. 12-aastane juba oli adra taga. Paveska anti, et päeval, sel kuupäeval ja sel kellaaeg pead, kuskil see, kuidas kogumine oli, sel kellal pead seal olema, siis viidi neid edasi, oligi kõik. Tahad või tahad, ta pidi minema. Ja vastahakkamist, seda ei olnud mitte iielgi, seda ei tohtinud olla. Mina kohe seda kohe ei oska ütelda, kas kirjutas või ei kirjutanud, vot mina seda ütelda ei tea. Emal oli niisugune võimalus, oli kuldsõrmus ja vaatas kuskilt peilist, kus isa on. Siis kui ta avada sai, ta oli hospitalis ja tema nägi, no mina ei tea, mis võim see võis olla, mina seda ei tea. See on raske rääkida, ma tulin koolist, öeldi koolis, et isa on kodu. Aga küll aeg oli, polnud ju ka kedagi, suurrätik, täna ma ei tea, kas suurrätik oli nii kinnisjuurde, Tominka Mart tuli hobusega. No lapse asi, kas ma siis läin teel kõrvale ja selle hobuse asjaga lõi mulle selle pale ära, pikali maha. Vot see on nii selgest meeles, kas ta ei näinud last või mina olin ise süüdi, seda ma ei ütle. Koolist ma tulin, siis ma olin 10 aastat, tulin kodutuppa. Ma ütlesin, öeldi koolis, et isa on kodu ja ma ütlesin, et isa kütab sauna. Ja läksin sauna, isa võttis mulle sülle ja tõstis ülesse, kui suur sa olid. See oli 10 aastane juba. Tagas tuli, see olin 10 juba. Ta sai avada, ta oli hospitalis, käsi ja jalg oli avada. Ta tuli 6. novembril kodu, sõda lõppes 9. mail, 6. novembril. Meil pidid veel algusõda Einu välja vedama, ema leidis mehed, seal olid härjad ja hobused.
Isa juba 6. See oli laupäevane päev, kun tuli kodu ja puhkepäev pidi talgud olema, siis isa oli juba abis ka. Ei soovi kellelegi seda sõda, soovin ainult rahu, mitte kellelegi ei soovi. On ta missugune inimene, missugune rahvus, mina sõda ei soovi, mitte iialgi. Sest me olime lapsed, me nüüd sõjaaegsed lapsed, nüüd on kõik, kes mäletavad ja kes kasvanud on. Nii et on veel elavad ja paljud elavad, mäletavad. Ja ei soovi mitte kellelegi. 9. mai meil on püha nüüd. Ja 9. mai. On miiting klubis, lähme klubis ja klubis siis. Või rahvamajast tuleme siia pametniku juurde. Ja on pametnik ja seal siis on ka miiting ja räägivad ja kõik ja on sõjalaulud, kõik ilusad laulud. Ja on, rahvas tuleb kõik ilusti rias, kõik on kuidas. Ja nüüd siis viimasel ajal on mälestuse pildid. Tütar võttis vanaisa pildi. Võtavad, teevad Koraami ja pildid on käes, siis on, neid on palju muidugi, kes küll on nii